Nurgakivi saates me räägime sellest, kuidas oma kodu ehitada, kuidas oma kodu hooldada. Täna räägiksin teemal, kuidas oma kodu kaitsta või vähemalt siis jälgida oma vara, kõike seda, mis me oleme higi ja vaevaga ehitanud. Räägime natuke turvalahendustest. Me keskendume oma jutus kaubamärgile Dahua. Mina pean tunnistama, minu jaoks on täiesti uus nimi, aga ma saan aru, et tegelikult maailma mõistes on tegu ikkagi tugeva tegijaga. Dahua on maailmas suuruselt teine videotootja, üks esimestest pioneeridest, kes videovalve maailma põhjalikult muutsid. Täna siis on nad laiendanud oma tootegruppe ja oma lahendusi sinnamaale, et meil on oma vara kaitseks ja jälgimiseks lahendusi nii välja kui sisse, nii suitsu kui vingu vastu, nii päti kui looma vastu, et sa saad täielik ülevaate ja kontrolli selle üle, mis on sinu ja kuidas seda kaitsta. Räägi natuke sellest tootevalikust. Ma juba siin väljapanekus näen, et väga palju väga erinevaid seadmeid on, mida nad teha suudavad. Me loeme kaubanduses inimesed kokku, vaatame, et rahvamassid ei läheks liiga suures, vaatame, et elektriautode laadijad, termokaamerad taapildi, et nad üle ei kuumeneks. Me teeme vahet sellel, mis sul pildi peal liigub. Kui sul on inimene pildi peal, siis see on ju olulisem informatsioon, et sul sõstrapõõsas lehvitab, et tuule käes. Või kui sul on loom pildi peal, näiteks ütleme metsamaja valveski, et tahad teada, mitu kitse sul põllu pealt läbi jookseb, et sedagi on võimalik nende kaamerate abil tuvastada, kuni sinnamaale välja, et sulle sõitis autoõue peale ja tuleb spetsiifiline teada ütlemaks, et sul on autoõue peale tulnud. Mis teie kogemus ütleb, kui populaarne või kui tavaline on see täna, et inimestel on kodus erinevad videovalvelahendused? Tänu sellele, et on hästi palju sellist otse tarbijale tehtud tootelahendusi, on see ainult hoogu kogumas, et see, mida saab inimene ise üles panna, see on eelarve ja kõigest seisukohast väga hea lõpptarbijale, kuni sinnamaale välja, et meil on professionaalsed lahendused, mida me pakume alates lihtsalt tootmise või kontori valvamisest kuni täna päikeseenergia tootmiseni, suurte parkideni, suurte perimeetri distantside peal, et oleks ka mitte ainult kodu, vaid oleks ka tehnika seal ümber valvatud. Nüüd lisaks nendele kaameratele ma saan aru, et Dahua kaubamärgi all tegelikult see tootevalik on väga lai, mis otses ja valvesüsteemide juurde kuulub, on kindlasti kuvarid ja ma saan aru, et ka selles on teil üsna tugev jalajälg, et te olete välja töötanud võimalikult mugavad ekraanid selleks, et nüüd siis kõiki neid pilte jälgida. Taaskord professionaalselt 24/7 tööks mõeldud juhtimiskeskuste ekraanidest välja, millest üks näide siin ka minu selja taga paistab, suurt mõõtu 55 tolli ekraan, kuni sinnamaale välja, et päeva lõpus koju minnes saad sa lõõgastuda oma lai ekraan nõgusa monitori taga, vaadates sealt filmi või mängides seal mänge. Ehk siis me oleme mõelnud detailideni alates sellest, et me paneme välireklaamid seina peale suurte LED-ekraanidele kuni selleni, et kodus peab ka lõbus olema. Nüüd inimene, kes ei ole veel kokku puutunud valvekaameratega, tahaks kodu valvata, tahaks jälgida, mis toimub, mis esimene samm mulle võiks, mis te soovitate? Selle jaoks oled sa tegelikult täna täitsa õiges ruumis, sest et Telkatekis on pikaaegne kogemus. Mina olen teisel pool seina härradega koostööd teinud aastaid ja siit saab nõu, siit saab tehnika ja saab pärast abi, kui see tehnika millegi pärast karbist välja tulles tahab vastu hakata. No mina ütleks, et ärge seda videovalve maailma endale keeruliseks mõelge, astuge spetsialistide juurest läbi, nemad räägivad teile, mida teil vaja on ja kuidas te oma maja valvatud saate.